Ja ma tahan alustada Jumala sõna lugemisest. Ja ma loen Hebrea laste kirjas 10. peatükk ja ma loen salmist 19 alates. Ja siin on öeldud: vennad, meil on siis Jeesuse vere varal julgus sisse minna kõige pühamasse paika. Selle tee on ta meile avanud, uue ja elava vahevaiba, see on oma ihu kaudu. Ja meil on ka suur preester Jumala koja üle, Jeesus Kristus. Siis mingem Jumala ette siira südametunnistusega usukülluses, olles südame poolest pidradud puhastatud kurjast südametunnistusest ja ihu poolest pest puhta veega. Pidagem vankumata kinni lootuse tunnistusest, sest ustav on see, kes seda on tõotanud. Ja mõtelgem üksteisele, kuidas üksteist virgutada armastusele headele tegudele. Järgem jätku unarusse oma koguduse koos käimist, nagu mõnel on kombeks, vaid julgustagem selleks üksteist enam, mida rohkem näete seda päeva lähenevat. Amen. Siin on nii palju nagu Jumala julgustust meile, et Jumal avas meile oma surma kaudu sisse pääsugi pühamasse paika. Selleks, et sellest õieti aru saada, peame tundma seda Vana Testamendi korda, kus ülempreester läks üks kord aasta jooksul kõige pühamasse paika, ainult ülempreester ja kord aastas. Ja siis talle pandi ka vist nöör vist kuidagi taha, kui midagi juhtub, siis saab ta nii-öelda välja tõmmata. Üks kord aastas üks inimene. Ja nüüd ütleb Uus Testament, et meile on nüüd avatud tee kõige pühamasse paika. Jeesuse surma, Jeesuse vere, Jeesuse ohvri kaudu. Ja siis ta ütleb meile, siis mingem Jumala ette siira südametunnistusega. Et kui me aru saame, mis Jumal on teinud, siis see lööb kupli pealt ära. See on midagi väga suurt. Kui sa mõtled, et ta on meid pannud nagu ülempreestri olukorda, kes võis korra aastas minna pühamasse paika. Aga meie nüüd võime iga päev minna Jumala ette, Jumala pühamasse paika, iga päev. Sest kui Jeesus suri, siis templi eesriie, mis eraldas kõige pühamast paigast, kärises ülevalt alla 2 Ja see oli päris paks, kas keegi mõõtis ära mingi 13 sentimeetrit vist, ta oli päris paks. Ma võin eksida sentimeetrit, aga ta oli päris paks. Üle 10 kindlasti oli. Nii et seda inimliku jõuga puruks ei tõmba. Ja nüüd Jumal tõmbas selle puruks, et mina ja sina saaksime tullagi pühamasse paika. Ja Jumal ütleb siis mingem. Siis mingem. Ja julgustage üksteist. Mingem. Ja leidke aega, et julgustada üksteist. Ja ärge jätke maha koguduse koos käimis. Kogudus on ka siin väga tähtis roll. Aga see selleks, siin on nii palju punkte, et ma ei jõua kõigest rääkida, aga ma hetkel korra peatun praegu selles pühamas paigas, see on lahti meile. Kõige väelise Jumala juurde on tee lahti. Mina võin minna, kes ma olen tegelikult vääritu. Täitsa patunen, ma olen -0. See on nagu, ma ütlen, ma endas küll ei leia, et ma oleks väärt seda kõike, ma ei ole väärt. Aga Jumal leidis mind väärt olevat ja ütles, tulge. Ja ma võin minna, sina võid minna kõige pühamasse paika. Ja üks teine koht üles, tulge, et te saaksite abi õigel ajal. Sest ma võin garanteerida, et selles maailmas me ilma Jumalata hakkama ei saa. Ammugi mitte igavikus. Juba selles maailmas on keeruline õieti elada ilma Jumalata. Igavikus ei saa ilma Jumalata üldse enam olla. Aga Jumal täna kutsub meid kõige pühamasse paika, et me saaksime abi. Ja ma tahan alustada palvega, et me võtaksime selle kutse vastu. Et me tuleksime Jumala juurde kõige pühamasse paika. Et me saaksime abi siin selles maailmas. Et me saaksime selle Jumala loomuse kätte. Mul on täna plaanis lõpus palvetada ka selle Efesuse palve, et Jumal avaks meie silmad ja kõrvad, et me saaksime aru temast, et me mõistaksime teda, et me jõuaksime tema tundmiseni. Vaat see ongi see, mida Jumal tegelikult tahab, et näidata meile ennast, et me tunneksime ta ära.
Aga ma alustan palvet ja ma palvetan. Meie, kes siin oleme ja kes seal on, me palvetame. Kallis Jumal, me täname sind, et sa oled avanud kõige pühama paiga täna meile. Kallis Jumal, kõigepealt palume andeks, anna andeks Jumal meile. Et me ei ole seda hinnanud ja ei ole sellest kinni haaranud. Jumal, me oleme tänulikud sulle, et sa avad selle püha paiga meile ja palume, anna meile jõudu ja tarkust tulla sinna, et me saaksime abi sinu käest õigel ajal. Jumal, sa kutsud meid, aga me palume, aita meil tulla. Sest ilma sinuta me ei saa uskuda, ilma sinuta me ei saa tulla, ilma sinuta me ei saa elada. Jeesus ütles ise, et ilma minuta ei võida midagi teha. Me palume, kallis Jumal, aita meid kõiki, et me tuleksime sinu pühasse paika ja leiaksime abi õigel ajal. Ja et me oleksime siis sinu abiga alati valmis julgustama teisi headele tegudele ja armastusele. Aita meid Jumal selles. Jeesuse Kristuse nimel. Amen. Amen. Et meil on teenistus käima läinud ja mul on väga hea meel, et Tõnu Jürgenson on täna meiega siin ja see on suur privileeg. Ma olen Tõnut juba teadnud, juba vaatad 30 aastat peaaegu saab. Halleluuja. Ja meil on üks mikrofon, mitte peale, aga me jagame ära, selle pole hullu. ja vaata, Tõnus läbi poeb. Ja mul on hea meel, et Tõnu annab meile tunnistuse, mis Jumal tema elus on teinud ja mis Jumal on tema elus jaganud. Nii et sul ei ole aeg piiratud, räägi, mis südames on. Võid pintsaka mulle jätta. Okei. Et proovin nüüd mikrofoni ära kinnitada. Tervitus, armas rahvas. Et tänane siia sattumine oli natukene juhuslik, kuigi ma olin seda juba südames planeerinud mõnda aega, aga elu on selline, et ütleme nii, et paljud asjad selguvad loetud minutit vahetult enne, mida ma saan nii-öelda täna või kuna iganes mõnikord teha. Ja nii oli ka siia tulemisega, et alguses planeerisin kogu perega tulla, aga ütle nii, et elu tegi omad väiksed korrektuurid ja tulin üksinda kahjuks, aga loodan, et järgmine kord juba tuleme terve pesakonnaga. Aga ma kuulasin praegu seda, mida Otto jagas ja kui nüüd sa tead tõesti nagu natukenegi, milline see Vana Testamendi aegne nii-öelda kuidas öelda, see usulised menetlusprotseduurid nagu välja nägid ja kuidas see oli üles ehitatud Iisraelis, siis võib öelda küll, et selles mõttes on see üks huvitav raamat, Piibel. Et ega sellel oli oma põhjus, miks 2000 aastat tagasi tolleaegsed nii-öelda variserid, ütleme usulised liiderid, vaimsed, pidasid tegelikult Jeesust valeõpetajaks. Ta tegelikult tuli ja nii-öelda kõik, mis nii-öelda see seaduses kirjas oli, ta tõlgendas seda hoopis teisel ebatraditsioonilisel viisil. Kui nüüd sõnastada seda tänapäevases nii-öelda, kuidas öelda, kaasaegses moodsas sõnastuses, siis ta õpetas inimesi mõtlema väljaspool raame. Ja see oli midagi liiga innovaatilist. Tolleaegne nii-öelda usuline vaimne eliit ei suutnud seda väljaspool raame mõtlemist omaks võtta. Olid üksikud erandid, Nikodeemus, kellel oli palju küsimusi, miks ta just öösel tuli, ma olen mõelnud selle peale Jeesust une ajal tülitama, et iga isu oli tal ilmselt nii-öelda ka õppida seda väljaspool raame mõtlemist. Ja ütleme, et nii-öelda siis võtame selle teoloogia, mille Jeesus meile tõi. See on ikka niivõrd erinev sellest mõttelaadist, mis ennem tema aega oli. Kuidas Jumalat nähti. Et seda ei suutnud paljud inimesed vastu võtta. Täpselt kui ülempreester läks üks kord aastas, tal oli tõesti see nöör ümber jala seotud, et juhul, kui tal olid isiklikud asjad nii-öelda Jumalaga korda ajamata eelnevalt, võis juhtuda, et ta nii-öelda selle oma teenistuse hetkel, nii-öelda
tööandja kutsus ta kohvile või vaibale, ütleme niimoodi. Ja siis oli vaja lihtsalt nööripidi see keha väljas sikutada sealt kõige pühamast paigast. Ja meil on nüüd hoopis teine võimalus, see eesriie, see on lõhki kärisenud. Meil on iga päev see vaba nii-öelda tee avatud minna ükstapuha, mis asjaga, mis meil südame peal on, mis meie mõtteid vaevab Jumala juurde. Ja toome jälle kaasaegsesse konteksti huvitava võrdluse. Uue testamentlik kontseptsioon on muutunud äärmiselt loomasõbralikuks. Enam ei tehta selliseid ohverdusi, massilisi tapmisi. Et see, mida Jeesus õpetas, oli tegelikult see, et ükski mullikas ei saa ausalt öeldes su pattu ära kustutada, aga siiras kahetsus, julgus minna andeks paluda Jumalalt jõudu ja tarkust selleks, et edasi liikuda paremini, paluda jõudu ja julgust ja kas või peale hakkamist tema käest selleks, et kui sa oled komistanud, kukkunud, et püsti tõusta, uuesti proovida, mis sest, et põlved on porised või lõhkised, saab ka sellistega käia. Et selles mõttes ma nüüd ütleks üks huvitava mõtte teile, et kui me vaatame piiblit algusest peale, esimesest Moose raamatust kuni Ilmutuse raamatuni, siis tegelikult me näeme seal teatavat vaimset evolutsiooni, asjade arengut, muutumist. Ja see on fantastiline, et kui oletame, et mina tegin täna midagi valesti, no ilmselt midagi võis juhtuda. Ma ei pea tõesti enam mingisugust tuvi ohverdama, mingit lammast, mida iganes. Et lisaks sellele, et ma olen tegelikult pagan, ma olen ristitud, kristlane, aga pagan. Paganatel oli üldse Jumala juurde pääsemisega nii-öelda omad komplikatsioonid tol ajal. Et selleks, et nii-öelda võtta vastu see usk, see nõudis üsna palju isikliku elu muutmist, kommetest lahti ütlemist ja nii edasi, siis tänapäeval seda õnneks ei olegi, et täna sa lähed Jumala juurde, vahet ei ole, mis rahvusest, nahavärviga sa oled, kust tulnud, mis taustaga, või sa oled mõtlema hakanud nende asjade üle, saad aru, et sa oled midagi valesti teinud, kahetsed, palud Jumalal oma südamesse tulla, palud Jeesusel oma südamesse tulla, seda võib kas või iga päev paluda. Ongi kõik. See tee tema juurde on avatud. Ja see menetlus on mõnes mõttes oluliselt lihtsam. Aga vastutus sellega kaasneb ka natukene teistsugune tegelikult. Ja see, mida Uus Testament tegelikult võrreldes Vana Testamendiga meile nagu minu subjektiivse arvamuse järgi õpetab ja püüab näidatada, ongi see, et kui vanasti oli sul terve pikk nimekiri reeglitest, kuidas istuda ja astuda, kuidas süüa, olla ja nii edasi, siis see, mida Jeesus õpetas tegelikult, võtame kas või tema mäejutluse lahti. Tegelikult ta õpetas inimesi mõtlema. Ta õpetas empaatiat. Ta õpetas sellist teatavat tunnetuslikku taset inimestele, selle saavutamist. Et kui vanasti oli lihtne, et ära varasta, ära vägivallatse, ära tee seda, teist ja kolmandat, siis Jeesus nüüd seab küsimuse, aga kuidas seda siis niimoodi saavutada, et see tuleks sinu jaoks loomulikult? Ja väga lihtne, ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle endale tehakse. Armasta oma ligimist nagu iseennast. Ja kui ma nüüd hakkan selle peale mõtlema, mida ma ei tahaks, et keegi mulle teeks, see on märksa lihtsam jätta kellelegi teisele samasugused asjad tegemata tegelikult. Jeesus õpetas tegelikult inimestele omavahelist kommunikatsiooni, sihukest läbisaamist. Väga praktilised ja üsna loogilised ja lihtsalt mõistetavad reeglid tegelikult. Enam ei olnud vaja pikka loetelu seadustest tõesti, kuidas istuda ja astuda ja mida teha ja mida mitte teha, vaid õpetas mõtlema.
see oli ka mõtlemine väljaspool raami, eriti tolle aja kontekstis. Hakka oma peaga mõtlema. Tee neid asju, mida sa tahad, et sulle tagasi peegeldatakse. Ära tee neid asju, mida sa ise ei tahaks kogeda. Mul oli väga huvitav situatsioon eile, et umbes aasta tagasi mul tekkis ühe inimesega konflikt. Ja tol hetkel me ei jõudnud selle lahendamiseni. Me ei olnud lihtsalt valmis selleks, kumbki. Ja minul oli oma õigus ja temal oli oma õigus. Ja, nii kui meil igal ühel on alati oma subjektiivne õigus igas asjas. Ja eile täiesti juhuslikult viis mind elu selle inimesega metsas kokku. Me saime oma suud puhtaks räägitud, südame pealt hakkas kergem ja me läksime laiali kumbki oma teed niimoodi, et surusime kätt ja kallistasime. Ma ütlen ausalt, et ma olen üsna paksu nahaga inimene, aga ikkagi see aasta otsa kuskil see asi natukene nagu rooste, nagu häiris. Ja ma olin isegi kunagi palvetanud selle pärast, et ma ei teadnud selle inimese nime, me jõudsime kunagi aasta tagasi ainult nii-öelda olla konfliktis, mitte tuttavaks saada. Ja ütleme, et see on ikka väga väike võimalus kuskil inimesega kokku joosta. Ja nüüd see juhtus, see on samas lähedal Soontaga looduskaitsealal. Hea juhus. Ja see probleem lahenes. Me saime tõesti selle asjaga ühele poole. Täna ei ole minu jaoks mitte mingit tähtsust, kas mul oli õigus sellest nii-öelda tüli küsimuses või oli temal. Tähtis oli see, et enam ei ole kahte vihameest oma vahel. Me oleme ära leppinud. Ja me saame nii-öelda vajadusel uuesti puhta lehe pealt alustada. Ja tegelikult meil on Jumala juures sama asi. Mina tulin usu juurde 80ndate lõpus. Ma olen päris mitu korda teinud erinevaid patte. Ma ei ole üldse olnud laitmatu kristlane. Ma olen olnud äärmiselt halb kristlane. Aga ma ei tunne ennast Jumala poolt nagu eemale tõugatuna selle pärast. Et pigem, kui on olnud nagu pikem paus, et ma ei ole tihkanud nagu, kuidas öelda, kui sa oled midagi valesti teinud väga rängalt või süsteemselt kaua, siis on raske minna Jumala juurde. Et südametunnistus nagu, teeb selle keeruliseks. Aga samas, kuskil seal samas südames ma ikkagi tundsin, et isa ei ole oma lapsele selga keeranud. Et paha laps on ka laps tegelikult. Mitte midagi ei ole teha. Vaat see ongi nüüd see, mis on Jumala juures võrreldes nüüd Vana Testamendi ajaga ja Uue Testamendi ajastuga natukenegi erinev. Et sul on iga hetk see võimalus. Nii kui sul kohale jõuab, et see, mis sa tegid, oli halvasti tehtud, keegi sai läbi selle haiget, kahju, kellegi juhtus midagi halba. Nii kui sa sellest aru saad, et sa oled midagi sellist põhjustanud. Alati on see võimalus tulla Jumala juurde ja julgemad isegi julgevad minna selle inimese juurde ja vabandada. See on väga raske, sest tegelikult Jumala juurde on nagu väga lihtne minna minu arust öelda, kuule, anna andeks. Aga kui ma olen kellelegi näiteks kuskil konfliktsituatsioonis nagu halvasti ütelnud, olnud ülbe, siis väga raske on tegelikult nagu minna ja vabandada. Aga võt pärast seda eilset. Mul oli nii tohutult hea tunne, et see asi sai ühele poole. Ma ütlen ausalt, et õhtul tegin sauna, nautisin sükest 100-kraadist ja natuke üle eili ja sükene nii mõnus olemine oli tänu sellele, et see koorem sai nüüd kuskile nagu nii-öelda minevikku jäetud. Et ma õppisin sellest midagi. Ma ei tea palju ma veel mida õppima pean, et midagi selgeks saada. Ilmselt läheb veel aega. Et ma tean oma nõrkuseid, ma tunnen, ma olen need ära kaardistanud,
Ma tean, et mu iseloomus on asju, millega nii-öelda võiks tegeleda, mille pärast võiks ka häbi tunda. Aga ma jätkuvalt loodan tema armu peale. Mis ma muud oskan kosta, et see oli hea tunne konflikt lahendada. Hea tunne oli ära leppida, hea tunne oli nii-öelda vihamehel tegelikult kätt suruda ja kallistada. Ja pärast seda kallistust me ei olnud enam vihamehed. Et ilmselt selle jutu nii-öelda lõppu sobiks öelda, et kui sul on kellegi vastu midagi, mingisugune tüli on kuskil õhus kellegiga. Palu jõudu, palu julgust, palu tarkust, et seda asja hakata kuskilt otsast lahendama. Et sellised konfliktikoormad, see on nagu rooste. Et me võime olla küll nii-öelda nagu raudmehed, vastu pidada, olla tugevad, ei paendu, ei murdu, aga rooste suudab närida pika aja jooksul ka kõige karastatuma terase läbi. Et andku Jumal, et aeg-ajalt meid lihvitakse ja õlitatakse. Olge õnnistatud. Amen. Halleluuja, mul tuleb siia meelde see kadunud pojalugu, kes oli ka siuke tegija, sai raha kätte ja oli üle linna poiss ja oli kõva poiss. Ja siis see rooste sõi ja sõi. Sõi ja sõi. Sõi ja sõi. Ta võis olla üks oma maa, ma arvan, üks rikkamaid poisse. Ja see rooste sõi lõpuks ta läbi. See suhe, mida ta ei lõhkunud oma isaga, suhe, mis ta ei lõhkunud teistega, see sõi lõpuks ta läbi. Ja väga hea oli kuulata just, kuidas see andeks andmine parandab selle. Ja nii lihtsalt, tegelikult, see on nii suur arm, kus me elame täna. Jumal võib järsku võtta sind ja teha täiesti terveks. Kui sa mõtled selle kadunud poja peale, kuidas tagasi tuli, siis mis isa tegi? Poeg arvas, ma olen kas või niisama, nüüd olen seal loomadega laudas kas või, et vähemalt on sööks ees. Isa, mis tegi? Isa võttis kuue, isa võttis vöö, isa võttis jalanõud, isa võttis sõrmuse. See, mis andis meelevalla tagasi talle. Nii et ta oli täiesti võrdne, ta oli isegi parem kui ennem. Ennem tal minust polnud veel sõrmus, kui ära läks, vast seda meelevalla sõrmus hiljem oli. Nii et kui istud tagasi, isa parandab sind topelt paremaks. Halleluuja. Ja täna, mis mul on südames on rääkida, et Jumal kutsub meid kaastöölisteks temaga. Ja kord oli Jeesus oma jüngritega ühes kohas ja küsis Mattuse evangeeliumist oli see 18 peatükk, või 16 peatükk, et kelleks teie mind peate? See oli 16, jah. Ja siis üks ütles, mõni arvab Eeli ja mõni üks prohveteist, aga kelleks teie mind peate? Ja siis Peetrus tuli, sa oled Kristus. Sa oled see, keda me oleme ootanud. Sa oled lihaks saanud Jumal, sa oled Messias. Sa oled Jumal meiega. Nagu siin tõrvakoos Immanuel. Sa oled Immanuel, Jumal meiega. Ja siis Jeesus ütles talle, et seda pole liha veri ilmutanud, vaid see on isa taevas. Kes on sulle avanud selle ja sellele kaljule ma ehitan oma koguduse. Ja põrguvalla väravad ei võida seda ära. Me täna just lugesime Heebrealaste 10:25, kus Jumal ütleb, et ärge jätke maha oma koguduse koos käimisi. Miks? Sest tegelikult kogudus on see Kristuse ihu, kuhu meid on pandud, kuhu meid on liidetud. Ja ärge jätke maha oma koguduse koos käimisi. Mul on jätkuvalt kõigil üleskutse, et leia endale oma kogudus siin maa peal. Ja liitu sinna. Sest mina usun, et läbi selle tuleb ilmsiks see, kes me oleme Kristuse ihus. Kes me oleme temas. Jumal võib muidugi seda asju muuta ja viia ja kanda väga võimsalt, nagu me natuke rääksime Tõnuga Albert Vekslerist, kes on üks koguduse ehitajast ja rajajatest ja jätkuvalt ehitab, aga hoopis teistmoodi täna. Läbi selle tuli ilmsiks tema kutsumine.
mis on praegu löönud ülemaailmseid laineid ja lööb jätkuvalt. Ja läbi selle me saame igaüks teada, kes me oleme Kristuse ihus. Kui me hakkame piskust pihta, kui ma olen ustav väheses, Jumal annab mulle rohkem. Jumal kutsub meid tema kaastöölisteks. Väga hea koht on 1. kiri Korintlastele 3. peatükk, kus Paulus räägib, et meie oleme Jumala kaastöölised. Jumala põllumaa. Ja siis ta jätkab, et aga Jumala tempel oleme meie, püha vaim elab meie sees. Ja kui sa vaatad tagasi Mattuse 16, siis Jeesus jätkab. Ma annan sinule taevariigi võtmed. Mis sa maa peal seod, on taevas seotud. Pane tähele jälle, sa oled Jumala töö kaastööline. See ei ole mitte sulle omas meelevallas, mitte omas jõus, vaid see on jumalikus meelevallas, jumalikus jõus. Nüüd kujutage pilti, meil on võimalik midagi maa peal siduda, see on taevas seotud. Aga see töötab ainult jumaliku meelevallaga. Nagu Tõnu läks selle härrasmeega tülli, ka midagi sidus ja sõimas ja aga saad aru, see ei kanna seda vilja, mida Jumal tahab. See tegelikult ei seo inimest, see tegelikult ei vabasta inimest, see tegelikult seob ennast kinni sind. See ei tee mitte midagi head nagu väljapoole. See on see inimlik meelevald. Aga kui tuleb see jumalik meelevald, siis see teeb midagi sellist, et sinu vaenlane jääb pahviks. Võitke kuri ära heaga. Armastage neid, kes teid vihkavad. Vot see ja mitte oma armastusega, meie nii-öelda rikutud arusaam armastusega, vaid selle Jumala agapega. Selle Jumala tingimusteta armastuseta. Ma ei oska selle nimegi anda, see on nii suur, et see käib üle inimmõistuse. Aga kui ma saan selle Jumala käest kätte ja see armastus on minu sisse valatud tegelikult. Kiri Roomlastele 5.5 räägib, et Jumala armastus on valatud meisse püha vaimu läbi. Ja nüüd, kui ma tulen tema juurde, kui ma saan tema kaastööliseks, kui ma saan selle tema meelevalla, siis see vabastab midagi palju rohkemat. Mul tuleb meelde, Ilmutuse raamatus oli 2 tunnistajat, kes tegutsesid Jumala meelevallaga. Ja see on nii huvitav, et mitte keegi ei saa neile mitte midagi teha. Nad keelasid vihma, nad lasid vihma, nad panid kinni taeva, nad lasid selle ja mitte keegi midagi teha ei saa, nad olid jumaliku meelevalla all. Nüüd, kui Jeesus elas maa peal, ta elas Jumala meelevallas. Teda püüti tappa mitmed korrad. No ei saanud talle midagi teha. Sõna ütleb, tema aeg polnud veel tulnud. Ta elas jumaliku meelevalla all. Nüüd, täna Jumal omalt poolt teeb kõik selleks, et meid tagasi enda juurde saada. Mulle väga meeldib 1. Moosese 28, salmist 15 on Jumala sõnum Jaakobile, kus Jaakob võitles Jumalaga seal Peeteris, kes mäletab seda. Aga ma loen selle Jumala lause ette, mis Jumal ütles Jaakobile, kui Jaakob oli Jumalaga võidelnud ja võitnud. No mitte võitnud, aga mitte järgi andnud. Ja vaata, mis Jumal ütles talle. Ja meie Jumala nimi on Abrahami, Iisaki, Jaakobi Jumal. Ja vaata, mis nüüd see Jumal ütles Jaakobile. Ja mina leian, et Jumal ütleb seda ka sulle. Salmist 15, 1. Mooses 28, salmist 15. Ja vaata, mina olen sinuga. Ma hoian sind kõikjal, kuhu sa lähed. Ja ma toon sind taas sellele pinnale, sest ma ei jäta sind maha, kuni ma olen teinud, mis ma sulle olen ütelnud. Ja tead, kui Jeesus läks taevasse ära, ta ütles Mattuse 28, et minul on antud meelevald taevas ja maa peal. Just see meelevald, mis aitab meil siduda, mis aitab meid lahti päästa. Jeesus ütles, ma annan selle meelevalla teile. Ja ma olen teiega maailma ajast otsani iga päev. Ma ei jäta sind maha, ütleb Jumal jälle meil Uues Testamendis. Ma olen sinuga kõikjal, kuhu sa lähed. Ja kuni ma olen teinud, mis ma sulle olen tõotanud. Me kõik eksime palju. Nii Tõnu, kui mina, kui sina, kõik eksime palju. Jaakobus küll samamoodi sellest. Jeesuse vend
esimene koguse pastor Jakobus kirjutab, me kõik eksime palju. Aga Jumal ei jäta meid. Jumal ei jäta meid. Ja laul 139 ütleb, et sinu raamatusse pandi kirja kõik mu päevad, ehkki ühtki polnud veel olemas. Aga kuskil raamatus on minu saatus kirjas. Kuskil raamatus minu päevad kirjas. Ja Jumal ütleb, et Jumal ei võt tagasi oma kutsumisi ja valikut. Ei võt tagasi. Kui Joona läks kuulutama Niinevesse või pidi minema, mis ta tegi? Ta pani 1004 teisele poole, 150 teisele poole. Ostis laevapileti ja panigi minema. Siis talle läks kala kõhtu ja uppuski ära, mis surigi ära, ma ei tea. Võib-olla suri ka, ma ei tea. Selle kohta erinev õpetus, üks ütleb suri, teine ei suri, seal pole vahet. Vähemalt ta oli kaugel eemal. Nüüd, kas Jumal võttis ära selle kutsumise? Ei võtnud. Kuigi sel ajal elas veel 2 piibliprohvetit. Ta oleks võid need võtta, ta ei võtnud. Sest Jumal oli valinud Joona. Jumal on valinud minu ja sinu. Tema raamatus on minu päevad kirja pandud. Ja Jumal ütleb mulle, kuni ma olen teinud, mis ma olen kirja pannud. Ta ütles Jakobile seda, ütleb mulle, ütleb sulle. Ja ma olen sinuga iga päev. Nüüd Jumal tahab, et meie pöörduksime tema poole. Isa, siin ma olen, võta mind. Isa, siin ma olen, läkita mind. Isa, siin ma olen, muuda mind. Nüüd Jumal tahab seda teha. Ja kui mina ka tahan seda teha, kui 2 tahtmist saavad kokku, siis Tõnu on seal just hiljuti läbinud, siis on 1 liha. Kui 2 tahtmist saavad kokku, see on 1. Sõna ütleb meile, kes hoiab issanda poole, on 1 vaim temaga. Kui ma hoian tema poole, siis tema tahe täitub minu elus. Me oleme kõik palunud seda meie isa palvet, et sinu tahe sündigu nagu taevasena maa peal. Nüüd, mis on Jumala tahe? 2. Korintuse 6. peatükk ütleb, et mu kallid, ma tahan olla teie seas. Ma tahan olla teie Jumal. Ma tahan teid kutsuda poegadeks, tütardeks. Ma tahan. Seal on kirjas, ma tahan. Ma tahan olla teie seas, ütleb Jumal. See ongi tema tahe. Ja kui mina tahan, et Jumal tule, ja kui me siis kokku saame, siis juhtub täpselt see, mis juhtus Moosesega. Ta tuli Siina mäelt alla, tema pale hiilgas, ta ei teadnudki seda. Üks Jumala mees oli, nimi on Jerry Savell, ta oli palves ja siis naisega läks ühte poodi. Ja suur kaubamaja ja kõndisid seal, siis ta ütles, et naiste rahval ikka pikemalt poes, mine saa siis poodi, ma siin olen kuskil kohvikus ja vaatan. Ja siis naine läks ära oma riiulitesse, kus läks ja Jerry Savell kõnnib seal, nagu seal suured keskus on, seal nagu koridor pikk ja ümberringi on poed ja värgid ja putikud ja siis järsku üks naine haarab tast kinni, et väga hea, ma leidsin su palu minu pärast. Jerry Savell, mis asja, kus ta kristlane olen? Jumal ütles mulle, mine sinna keskusesse ja mine valguse järgi, sa näed valgust ja mine selle valguse juurde, tema palub sinu pärast. Ja ma tulin siia, ma nägin seda valguse kiirge ja see valgus tuli teie pealt ja ma tulin teie juurde, paluga minu pärast. Jerry Savell ei teadnud, ta hiilgab, nagu Mooses on, ta hiilgab. Ja tihti sina ja mina, kui me saame Jumalaga kokku, sa võid tuua elu sinna, kus elu ei ole. Aga ennem peame meie Jumalaga kokku saama. Korintuse kiri räägib väga hästi sellest, kui kokku tulete, on igal ühel midagi. Kellel ilmutus, kellel nägemus, kellel tõlgendus, kellel profeteeringut ja nii edasi. Kujutad see pilti, kui meil kogudus oleks selline. Me kõik oleme Jumalaga koos. Me tuleme kokku. Kuule, mul on sulle sõna. Jumal ütles, ära muretse selle pärast või mine sinna või ära mine sinna või osta see või ära osta seda. Saad aru, me võime tegelikult Jumala tarkusega 11 juhatada. Me just lugesime Heebrea kirjas, et julgustage 11. Virgutage 11, juhatage 11. Kui me oleme Jumalaga koos, selle jumaliku meelevallaga, siis me saame selle jumaliku tarkuse, jumaliku jõu, jumaliku meelevalla. See, mis sa maa peal seod, on taevas seotud. Mis sa maa peal lahti päästud, on taevas lahti päästud. Sinuga vallandub Jumala vägi teise inimese ehitamiseks. Nagu sõna ütleb ka, et ärgu teie suust tulgu ühtki nurjatud sõna, vaid on selline, mis on kasulik üles ehitamiseks, julgustamiseks, juhatamiseks. Ja kui sa teed seda jumaliku meelevallaga, sellega kaasneb jumalik vägi. Selle taga on taevas.
see on taevas seotud, taevas lahti päästetud. Halleluuja. Ja siia lõppu ma tahangi paluda selle Efesuse palve. Kiri Efeslastele 1. peatükk. Ja ma tahan seda paluda, nagu piiblis kirjas on. Ja see palve on tegelikult selleks, et me Jumalat tunneksime. Et me Jumalat mõistaksime. Et me saaksime tema kaastöölisteks. Kiri Efeslastele 1. peatükk ja ma loen kiri lahtimus. Nii. Ja ma loen salmist 15 alates. Ja ma loen seda ja me palvetame koos selle pärast. Ja vaata, ma loen. Vaata, mis Jumala püha vaim ütleb sulle. Jumala püha vaim ütleb sinu kohta. Kui ma sain kuulda sinu usust, võta seda isiklikult. Ja armastusest, siis ma ei lakka tänamas teie eest. Kujutad sa pilti, taevas tänab sinu ja minu eest. Ja oma palvetes ma meenutan teid, et meie issanda Jeesuse Kristuse Jumal, kirkus isa, teile annaks tarkuse ilmutuse vaimu tema äratundmisel. Et ta valgustaks meie südames silmad, et te teaksite, milline lootus on tema kutsumises ja milline on tema pärandi kirkuse rikkus pühade seas. Ja milline on tema väe võrratu suurus meie heaks, kes me usume tema jõutegevuse mõjul. See sai tegevaks Kristuses, kui ta surnust üles äratas ja pani istuma paremale käele taevas, kõrgele üle iga valitsuse, meelevalla ja väe ja ülemuse ning üle iga nime, mida nimedaks mitte ainult üksnes selles, vaid ka tulevasel ajastul. Ja ta alistas kõik tema jalga alla ja pani tema kõigi asjadega peaks kogudusele, kes on tema ihu, tema täius, kes kõik kõiges täidab. Kujutad sa pilti? Jumal tahab, et me oleme tema täius, kes kõik kõigest täidab. Aga sellele eelneb üks väike ilmutus. Meil on vaja saada Jumala vaimu käest ilmutus, et me tema ära tunneksime. Ja ta palvetab, et Jumal avaks meie südame silmad. Et Jumal avaks meie südame. Kui sa loed Jeesuse ülestõusmisest ja jüngritest, siis jüngrid Jeesuse ülestõusnud käis nende kõrval, nad ei saanud aru sellest. Ja siis nad ütleb, et siis Jeesus avas nende mõistuse. Ja nad mõistsid. Me vajame Jumala abi, et Jumalat mõista. Me vajame Jumala ilmutust, et Jumalast aru saada. Me vajame Jumala ilmutust, et saada tema kaastööliseks. Aga see on parim koht, kus meil olla. Olla Jumala kaastööline. Kui sa käid koos oma Jumalaga, selle kõikvõimsa isaga, kui sa loed, kuidas Jumal ennast ilmutas, kuidas tema põrand tema all oli nagu safiiridest taevas, kus Jumal seisis, kui oli Mooses ja 70 vanemat oli. Seal oli põrand tema all nagu safiiridest, ma ei kuuta ette, mis põrand see oli. Sellist kuskil maailmas ei ole, ma ei tea, on, vist ei ole. Võib-olla Araabia ühendane, kellegi emiiril on äkki oma toas kuskil väike tehtud, aga seal nad seda raha ei loe nii palju, teevad sellised põrad ka võib-olla. Aga ei, ma usun ikka, sinna see ei küündi. Ma usun ikka, sinna see ei küündi. Isegi nendel emiriitidel sinna see ei küündi. Aga saad aru, Jumal, ja see Jumal võib käia koos sinuga. Mul tuleb jätkuvalt meelde ikka see Katrin Kulmaja lugu, kus ta tegi ühe suure koosoleku, kus olid imed tunnustähed. Ja see tahtis vagalt ära minna, et ei tahtnud nagu tähelepanu ja asju. Siis ta mõtles, et läheb läbi köögi, et kuskilt tagant kaudu. Aga temaga oli see Jumala vägi ja valgus. Ta läks köögist läbi ja siis kõik kukkusid maha, kõik ei saanud tööd enam teha. Kõik olid pikali, keegi teine ei saanud. See nagu templis oli. Kui Jumal tuli, kõik olid pikali maas. Ja sama juhtus Katrin Kulmaniga ühe teenistuse ajal. Ja sama võib meiega juhtuda. Kui Jumal tuleb, kõik liha vaikib. Nüüd tuleb Albert Wexleri kohtumine Riigikogus ja ma palvetan, et Jumala vaim tuleks sinna. Et liha vaikiks. Et Jumala sõna täituks. Et Jumala tahe täituks. Ja see on nii võimas kui aga see ei ole võimalik Albert Wexler, see on võimalik sulle, mulle ka. Kui mina ja sina me käime koos Jumalaga. Sest Jumal on võtnud selle, mis pole mitte midagi maailma silmis. Et teha tühjaks seda, mis midagi on selle maailma silmis.
Jumal võib võtta minu ja sinu ja panna vaikima kogu selle maailma tarkuse. Aga selleks on vaja meil saada temaga kokku ja palume seda tarkusilmutuse vaimu. Ja kallis kogudus ja vaataja, kuulaja, palvetame praegu. Sa võid istu, võid tõusta, aga palvetame. Kallis Jumal, me täname sind, et sa oled meie poolt. Sa oled oma armastund tõestad meie vastu sellega, et sa läksid ristile. Sa surid. Sa surid meie eest, kes me ei olnud sinu sõbrad, vaid me oleme sinu vaenlased. Meil ei olnud Jumalat ja lootust selles maailmas, aga nüüd sina päästsid meid ja asetasid meid kaljule. Sina täna võtsid ja panid meid istuma taevastesse paikadesse Kristuses Jeesuses. Kallis Jumal, sa oled nii võimas, sa oled nii suur, et see on inimmõistusega hoomatu. Me saame natuke ainult aru sinust. Natuke ainult mõistame, aga ka seda poolikut on nii palju juba. Kallis Jumal, me palume, anna meile tarkus ilmutuse vaimu sinu tundmises. Jumal, me tahame, et sinu tahe teostuks siin maa peal. Jumal, me tahame olla õnnistuseks sellele maale ja linnale, kus me elame. Jumal, sa oled meid toonud siia, et sinu tahe ja sinu nimi võiks saada austatud. Jumal, õnnista meid igat ühte ja ava meie südame silmad. Ava meie südame kõrvad, et me võiksime näha ja kuulda. Jumal, ava meie mõistus, et me sinust aru saaksime. Et me võiksime sind väljendada nii, nagu sina tahad. Sinu sõna ütleb, et kes räägib, rääkigu kui Jumala sõnu. Jumal, luba, anna meile seda armu, et me räägiksime kui sinu sõnu oma ligimestele, oma vendadele, õdedele, oma perekaaslastele, oma kaaskodanikele. Jumal, aita Jumal, et sinu sõna läbi meie leviks. Jeesus, me palume, ole meie armuline. Jeesus Kristuse nimel ja anna meile oma tarkusilmutuse vaimu sinu tundmises. Jeesus Kristuse nimel. Aamen. Aamen. Jumal väga õnnistagu ja hoidku teid. Jumal lasku oma pale paiste teie üle ja olgu teile armuline. Jumal lasku oma pale paiste üle, andku teile oma rahu. Koos oma Jumalaga me võidame alati. Ükskõik mitu korda me maha kukume, Jumal ei kanna meid kunagi maha, mitte kedagi. Jeesus Kristuse nimel. Aamen.